ja täna on mis päev? Naistepäev. Ja kell on, ma ütlesin tere hommikust, aga kell ei ole hommik, sest kell on 12:30. Ja me läheme sööma hommikusööki sellisesse kohta nagu Sai või ma ei tea, Kurja koera võiku või mis iganes. Ühesõnaga mingi võiku place, kus me ei ole kumbki käinud. Ja ma olen mega ammu tahtnud sinna minna. Ja ma olin elevil, et sinna minna ja nüüd Eiku sõber ütles, et see ei olnud midagi erilist. Seega ma olen veits nagu, kas peaks kuskil mujal minema, aga ei, me proovime selle ära. Ja alguses, kui ma eile ütlesin, et lähme sinna sööma ja siis ma vaatasin, et see avatakse kell 12, siis ma ütlesin Eikule, et ma ei tea, et vist ei saa minna, et see liiga hilja avatakse, on ju, sest tegelikult ma plaanisin trenni minna pärast seda sööki, aga nüüd me ei jõua trenni, sest et miks me ei jõua? Sest et inimene lihtsalt ignoreerib oma äratuskella, mis ma panin äratuskella alates kella 10-st iga 10 minuti tagant ja lõpuks ärkasin mingi peale 11. Ja mis veel? Eiku teeb mulle väga ilusad lillekesed täna naistepäeva puhul. Ja tegelikult ma tahtsin, Eiku küsis, mida ma tahan naistepäevaks. Mis siin taga toimub? Ma vaatasin alles nüüd. Mis mõttes? Miks need istmed nii on? Mul on nüüd boksiraamid on seda. Ühesõnaga Suusaboksiraamid. Jah, mis ma tahtsin nüüd öelda on see, et Eiku küsis, mis ma naistepäevaks tahan. Siis ma ütlesin, alguses ma ei taha midagi, siis mul tuli meelde, et ma tahaks seda Ninja Creami masinat, on ju. Et teha jäätised ja ma olen seda tahtnud reaalselt mingi aasta aega ja ma ei ole seda endale ostnud. Aga nagu reaalselt ma arvasin, et see maksab maks 150 euri ja Eiku ütles, et see maksab mingi, ma ei tea, 250 midagi. Asi ei ole selles, ma arvan, et sellest ei kasutada. Mina arvan, et ma kasutan. Kui sa 3 korda edas kasutad, no mina arvan, et ma kasutaks seda, aga nagu jah, nagu see köögipind väga ruum ei ole. Mis sa näed seal? Mida ma näin? Mu näoga oli. Ühesõnaga jah, ma ei saanud Ninja Creami. Sa ise ei teadnud ka, kas sa tahad selle nimega. No kui ma sain kui sa ikka nii väga tahtnud, siis ma arvan, tahaks öelda. Ja, sest ma olin kuidagi šokeeritud sellest hinnast. See on ikka nagu jäätise masina eest mingi 250 või 225 eurot on nagu, ma ei tea, veits palju. Ja täna siis ma võtan teid kaasa. Mis me teeme täna? Ma teen sellest siis üks, ma arvan, paaripäevase video. Sest nagu ma vist ütlesin ka ühes eelnevas videos, ma saan aru, et ma ei monteeri neid videoid või nagu lükkan seda edasi nii kaua, sellepärast et need on nii pikad ja nende monteerimine võtab mul nii kaua aega. Aga kui ma teeksin äkki nagu vähem lühemad videod, siis äkki nagu saaks kiiremini üles ka. Nii et let's go! Jah. Võtame pärast või? Sundown and salty cheeks. It's not a cute look getting kicked out of the bar when you're no longer 19. Still acting like a child, feeling like Okei, naistepäeva brunch täies ilguses. Ma võtsin burrata võiku, mimosa, jääkohvi ja ütlesin 2 peale smuutipuvuli. Eiku võttis kanavroppi. Aga nii hea näeb kõik välja. Mega. Hästi mõinakoht ka. Tahaks nüüd päriselt paalile minna täiega. Nagu te nägite, siis sinna võiku kohta me sööma ei läinud. Mul polnud õrna aimugi, et see põhimõtteliselt seal ei saa isegi istuda, et seal ei ole nagu üldse istumiskohtasid ega midagi. Ja siis me läksime sinna Paali kohvikusse Rotermanni sööma. Kui ma oleks teadnud, et me lähme nagu normaalsesse kesklinna kohta, siis ma võib-olla oleks nagu meikiga näkku pannud või normaalseks ennast teinud, aga no mida iganes. Aga see Paali, see oli mega maitsev ja me oleme mõlemad nagu nii üle söönud, et me ei jaksa käiagi. Eiku. Eiku võttis kanavrapi ja ma võtsin mingi burrata võiku, issand, ma ei suuda isegi rääkida söögist, mul on kõht nii täis, aga mega hea oli. Nüüd me käisime lillepoest läbi, ma ostsin Sannule lilled, sest täna on naistepäev ja ma lähen mõne tunni pärast tema juurde.
nii numpsikud. Täna on taskud sõbrannade vestlusõhtu ühes kohas, millest ma polnud kunagi kuulnud, mingi Apres. Ma olen selle koha nime siia, sest ma tõesti ei olnud sellest kuulnud. Tundub, et seal saab mingi kokteile ja mingi siuke. Lähme sinna ja öösel esineb Taukar Veenuses ja ma ei olnud üldse elevil, et sinna minna. Aga me võib-olla lähme. Ma lähen kohe Sainu juurde, võtan takso, aga ma tahtsin teile näidata neid ilusaid lilli, mis kui mulle tõi. Nii numpsid, võtan näitan teistpidi. Nii mega ilusad. Ja siis me käisime peale brunchi, käisime rituaalsist läbi. Eiku ostsin ta dušikeeli. Mina valisin kohe dušikeeli ja mingi uus rituaalsi oma. Nii ilus. Nii et proovime ära siis, kuidas on. Ja nagu ma ütlesin, et ma lähen siis Sainu juurde, ja me läheme siis õhtul sinna vestlusõhtule ja siis võib-olla Taukarile, aga see on hästi naljakas nagu, kuidas ma, naabrikass on ukse taga, kuidas, tšau, mupsi, tšau. Ühesõnaga, ma ei viitsi üldse enam juba pikalt väljas käia, õhtuti ja nädalavahetustati ja juua ja raisata järgmine päeva oma päeva. Et ma nagu teiega eelistan seda, kui me oleks läinud näiteks täna või homme brunchile taga ja ma pakkusin ka seda. Aga tema tahtis minna ikkagi õhtul välja ja siis Sandra täiega teab, millistele nuppudele vajutada, kuna ma ei ole eriti huvitatud nendest tegevustest hetkel või pikemaajaliselt juba. Siis Sainu teab mind nii hästi, et teab, millistele nuppudele vajutada. Ta oli mingi, et aga tule nagu enne minu juurde, ma teen sulle meiki. Ja nagu mulle täiega meeldib, kui keegi teeb mulle meiki. Ehk siis see oli lihtsalt nagu põhimõtteliselt sellega rääkis ma ära. No mitte ainult sellega, ma nagu tunnen ise ka täiega, et kuidagi, ma ei tea, viimase poole aasta jooksul ma olen kuidagi ära kaotanud endast selle lõbusama poole. Et ma ei tea, ma olengi olnud nagu nii pinges ja nii palju kohustusi ja nagu ja see versioon, mis ma nagu kunagi oli, mulle meeldis täiega lõbutseda, kaasa arvatud pidutseda ja nagu ühesõnaga ma tunnen, nagu ma olen veits selle inimese enda seest ära kaotanud ja mulle ei meeldi ka see versioon, kes ma praegu, nagu selles mõttes ma meeldin endal väga-väga, aga nagu selles mõttes, et ma tahaks olla rohkem nagu siuke chillim jälle. Ehk siis proovime kaasa arvatud täna õhtul leida seda rõõmsamat ja sellist versiooni minust, kes nagu naudib sellist õhtut ka. Nii et võtame taksu ja ma sain juurde. Ma ei tea, kui hästi ma seletasin seda, aga äkki keegi relateib. Ja need armsad tulbikesed ka Sainule. Jõudsin Sandra juurde. Ja, aga naised! Langu. Mitmes jooks on tulevad. Ma olen Sandra, see on mu esimene jook. Ma ei saanud aru hästi. Ma olen Hanna ja see on mu teine jook teile. Ma jäin nii maasalt hommikul. Vau, see on sinolik. Ma nii šripsis juba. Ma nii päris pange. Päris halb moosa oli seal ausalt öeldes seal paari kohvikas. Pooled värske appi. See on sul mingi lemmikut seal. Sa oled mitu korda näinud seal juba, ma näen. Te tahtsime minna tegelikult sinna. Ühesõnaga, me hakkame nüüd meiki tegema, meil ei ole palju aega, aga te pole ammu Sandrat näinud ja kui te olete uued mu kanali, siis teate, et tegelikult ta näeb seal tihti. Ja me ei ole tüli läinud, et te pole ammu. Kõige naiste. Oleme endiselt sõbra. Tšau! Väga sassis kõik rahas. Vaatame üle, mis tooted siin on. Meil ei ole üldse palju nagu aega, aga Sandra nagu üritas nüüd ära rääkida sellega, et tal on uued jumestuskremid, miks me peaksime seda tegema. See oli karvan ja see vabandage rahvast issa tõdekene. Nii et vaadake kõik Sandra uusi jumestuskreme. See kus ei jääks mingi karvu peal siit rada. Nüüd ostsid uukast või tellised? Emassin need uukast. See on lihtsalt reisile värk, sellest peame rääkima. Näete, siin on nagu mingi Sandral on lihtsalt karvad kukuvad peast ära, kui ta meiki teeb. Mis siin siis veel on, vaatame. Salvrätikud kokku. Deodorant. I'm just a girl. Nii, ootame nii ajaleht poolele, ma ei tea, kus see oli. Mis nagu ära? Saad aru, ma naera tihti, nagu südamest. Ma naersin südamest, ma vaatasin, kas see oli just nii naerakas. Nagu kui geniaalne idee. See on hästi geniaalne. Kategooria. See on nagu kõik need. Nii, aga mis sa täna tahad siis? Kas on mingi X-Fawik ka kaasa võetud? Sära vaim. Pole on ju? Jah. See on armas. See on armas.
mis sa tahad? ma tahaks sellist säravat. kas sul on mingi näos juba mingi kreem ka? Hommikul panin seda päikesekaitsekreemi. Suht pehme ja niiske. Rasune. Mis enam teha silmad või? Ma sinu Kariniga mõlemad, siis käisin seal Tobi särgiga singi. Nii, üritan lihtsalt nii kiiresti teha kui võimalik. Ma tegin endale ka mega kiiresti. Ja pärast ma teen lihtsalt kiirelt endale sellega kiiresti. Küll saab. Kuule sellest, ära räägi. Oota, kuidas selle telefoniga on lihtsalt midagi? Oota, kas see on ümbrust ümber või ma ei kaasa? Sest ma tean, see on nii libe ka. Muidugi nüüd. Oota, kas see nagu sellega ei kaasne mingi kohustusi selle telefoniga? Ma mäletan, kui ma siis sina tegin, siis ma vandasin endale, et see on nagu viimane kord, kui ma kellelegi mulle nii meeldis, kui ma sina peale nägin. Ma just tundes, et sulle üldse ei meeldis. Mulle meeldis täiega. Nii, ühesõnaga sa valid mulle nüüd toonid. No mingi soe pigem on ju. Mis sul on alati suht sama? Kas sa tahad mingit kuldset sära ka? Jah. Üritus ma hakkasin mõtlema, et me elame üksteisest nii lähedal ja pole vist kunagi vähem kokku saanud, või nagu praegu ma seda ära panen. Rahvas. Ma nüüd reaalselt nagu mõtlesin, et te olete mingi veidi surnud ja siis ma nagu vaatasin, et sa pole nagu online ka olnud, siis ma vaatasin vahepeal, okei, Karin on olnud ära, kui te olete elus. Mul peab pangakaartiga kasvas, ma ei maksa ka. Oh my god! Apple ID-ga. Tegelikult maksan ju Apple Pay'ga, nagu mis mul seda vaja on. Ja see oli 2 nagu mingi 20 sekundit nutma, onju. Sest ma arvan, ma olin lihtsalt nagu nii šokis. Tegi politseijaoskonda ja siis Karin pani kogemata valesti sisse, siis ma läksin mingi politseiakadeemiasse. Pariga, see lõpus just tiivus. Päris mõnus isegi käia kontserdil, et sa tead, et sa ei saa niikuinii filmida, et sa lihtsalt elad ette, sa näed, kuidas kõik teised filmivad, aga sa lihtsalt naudid ja ma ei tea, noh. Ma ei tea, ma kardan, et see keegi kasutab kõik mul mingi raha ja... Ma olingi nagu, aga mul oli lihtsalt see, et ma ei saanud mitte midagi teha. Ma nagu teadsin, päris ma ei saa mitte midagi teha. Sa kuidagi oskad nii palju paremini hakkama saada nende hetkedega kui mina. Ei, ma oleks lihtsalt mingi... Ei, ma nutsin need nutmised ära ja siis ma olin mingi, mul on reaalselt mingi kontsert, mida ma olen täiega oodanud, mida ma tahan nautida, et nagu on, mis on. Ja ma ei tea, siis pean seda, ja siis ma okei, no mis on. Nii pole vaadake. Siukse meikideks on ju. Nii ilus. Ma ei tea, miks ma üldse kunagi meigis käin, kui Saino teeb meiki. Nii ilusti. Kulmud tegin mina, nii et kui te vaatate, et need on lappes. Ja ripsmeid me ei jõudnud kõik panna. Muidu me pidime ripsmed panema. See on nagu mingi tortilla. Tortilla! Muidu me panime ripsmed panema, aga kuna me oleme hilinevas nagu alati, siis need jäävad ära. Ma pidin kasutama Saino mingit 5 aastat vana ripsudussi, sest tal on ripsupikendused ja ta ei kasuta ripsme neid. Võta veel viimane šõpp. Nii, me siis käidime, ma olen lähme nüüd sama turvaga, siis ma olin nüüd ma naiste vastu, eks ju, nüüd lähme proovime sama turvaga, kuidas istu saada. Lähen siis sinna turvaga. Need asjad siis panevad rõõmu tundma sellele lähekele. Ees ju. Meie 2 siin Veenuse ees. Millal viimati Veenuses käisid? Ma ei käi kunagi. Mina olen nimelt Veenuse käinud. Tee ürituse. Jaa. Aeg on käes, et päevad püüdavad tuus, on päikse poole püüda. Tere, täna on teisipäev ja kell on... Oma juuksur kirjutas just, et kas ma saaksin varem tulla pool tundi, nii et ma lähen kohe juuksurisse. Aga ma näitan teile siis lihtsalt enda juukseid enne, kui ma lähen juuksurisse. Nii, kes ju magab seda aastal. Nii, nüüd juuksed enne juuksurit. Ja siis näitan pärast. Two hours later. Tadaa! Ma jõudsin nüüd juuksurist koju ja kell on
3:38, aga me lõpetasime juuksurist kell 7, onju. Ja ma läksin juuksurisse, mul on lihtsalt mammu visiitkaart siin. Hea sõbranna. Ühesõnaga, mis ma hakkas häirima see nüüd, aga okei. Me lõpetasime juuksurist kell 7 ja ma läksin juuksurisse kella 8, isegi varem. Nii et 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 tundi. Okei, mida helli? Okei. Kui poiste läheb juuksuris, Ekul näiteks läheb juuksuris 15 minutit, mul läheb 5 tundi. Aga Elis ütles ka, et tegelikult me saaksime kiiremini, aga me jutustame nii palju. Ma kohe räägin teiega rohkem, aga ma tahan süüa tellida endale, sest ma pole hommikust saadik söönud. Ja me pidime tegelikult minema sõbrannadega sööma täna õhtul, aga nüüd üks jäi haigeks. Ja siis meil ei ole kodus süüa, siis ma arvasin, et ma lähen välja sööma, aga ma kohe räägin teiega veel, aga ma tellin endale söögi ära kiiresti. Nii, ma istun korra maha, et teiega rääkida. Ja ma olen lubanud nii palju asju rääkida, et ma isegi ei mäleta, millest kõigest ma olen lubanud rääkida. Aga alustame sellest, et nädalavahetusel me käisime siis väljas, onju. Ma tahtsin selle juures öelda 2 asja. Esiteks, tegelikult meil oli Sannuga ülilahe plaan selleks nädalavahetuseks siis, mis ma filmisin. Me pidime minema tegelikult Berliini ja me pidime minema Berliini mingile countryfestivalile. Ma tegelikult ei teadnud reaalselt ühtegi artisti, kes seal esines, sest ma ise siiamaani ei ole kuulanud väga countrymuusikat, aga Sannule räigelt meeldib ja me oleme tegelikult mega ammu rääkinud, et võiks minna. Ja siis see oleks nagu hea variant olnud, sest et see oli mingi ülisuur festival. Berliinis toimus, aga nagu USA mingi countrystaarid vist olid kohale. Ja see ei olnud nagu ainult siis üks inimene, vaid seal oli ülipalju neid esinejaid, et see oleks ülilahe võimalus olnud. Aga kuna see tuli suht eksprompt ja see oli suht kallis ja me isegi otsustasime, et okei, me läheme, aga siis tuli mingi väike inconvenience ja siis seal oli reaalselt see, et me hakkasime tegelikult juba pileteid ostma või Sannu hakkas ostma pileteid ja siis seal oli, et tavaliselt kui sa ostad näiteks piletid, siis need saadetakse sulle meilile, onju. Aga seal oli tuli 30 või 40 eurot veel juurde selle eest, et nad saadavad sulle postiga selle pileti nagu siis siia koha peale Eestisse, onju. Selle pileti summa juures võib-olla see ei olekski nagu nii suur summa olnud, onju. Aga see tundus meie jaoks nagu nii ebaloogiline või nagu nii nõme, et mis mõttes, miks te lihtsalt ei edasta meile seda siis kas meili peale või siis, et nagu lähed kohale ja siis saad kuskilt punktist selle kätte, onju. Ja siis see süke väike inconvenience, aga me olime nagu peale seda me otsustasime, et ma ei tea, et kui sa maksad juba piletist päris suure summa, siis süke asi võiks olla nagu arvestatud juba sinna summa sisse, onju. Ühesõnaga me ei läinud siis sinna Berliini ja kuna mu elutempo on olnud metsikult kiire, juba mitu kuud, siis selles mõttes ma olin veits kergendunud. Või ma olin kurb, et ma ei läinud, aga kuna mul see nädal homsest hakkab kool, siis selleks on täpselt see nädalavahetuseni kooli, kus ma tegin suht palju kodutöid ära ja siis mul oleks läinud veel kiiremaks nende tegemisega ja bla bla bla. Ühesõnaga, sinna me ei läinud. Me läksime siis sinna taskusõbrannade üritusele ja Taukarile. Taskusõbrannade üritus oli tore ja Taukar oli ka tore, aga see on nagu mulle ikkagi selge, et ma ei tea, klubides käimine võib-olla ei ole ikka päris enam minu teema. See on nii viltu, okei suvale. Olge siis viltu, kui see telefoni okei, mida iganes. Mind häirib tegelikult, kas teid ka või? Nii tegemas. Siis, nüüd kui ma selle ära ütlesin, mind häirib eriti palju. Kas ma tahtsin midagi sellest õhtust veel rääkida? Ma võin klubis käia, ära olla selle esineja ja siis pärast selle esinemist ära minna. Aga nagu pärast seda edasi tantsimine ja see nagu, Veenus, või ma ei tea, kuidagi ei ole vibe üldse praegu. Aga et ma vist siis, ma ei teagi, kas ma siis aktsepteerin seda, et ma olengi officially igav ja ma viitsin enam pidutseda. Vaata, ma näitan teile seda. Üks häkk, kusjuures, vaadake palun seda. Okei, nüüd need on veits läinud. Tegelikult ikkagi mega ilusad. Need on mu naistepäeva lilled, onju. Ja üks häkk, mille Ekku ema ütlesin, ma ei teadnud,
on see, et lilledele panna vee asemel Sprite'i või noh, suhkur pidi neid nagu kauem elus hoidma. Ja ma ei tea, mul on siin siis ainult Sprite sees praegu. Ma ei tea, kas keegi on kuulnud sellisest häkist, ma ei olnud igal juhul. Aga praegu ma ütleks, et nad on veel ilusad. Väike life update on ka see, et mul on siin mingi video, kus ma räägin sellest, et ma läksin kooli, on. Ja siis nüüd kooliga seoses me peame tegema praktikat. Noh, ma üritan praegu selgitada lihtsalt seda, et mul on nii kiire, mul on nii kiire, nagu miks sul kiire, mida sa teed, on ju. Et ongi see, et alustame sellest, et nii, minu täiskohaga töö on lennujaamas, on ju. Siis, nagu te sellest Londoni videost saite võib-olla aru, siis detsembrist alates olen ma lennanud ka eralennuki stjuardessina, osalise koormusega, teine asi on ju. Siis seoses selle kooliga peabki siis tegema 2 aastat kestab õppe ja mõlemal aastal peab tegema praktika. Ja praegu ma alustasin veebruaris alustasin praktikat. Ma teen seal lennujaama turundus- ja kommunikatsiooni osakonnas. See võtab nagu kokku on vist peaaegu 300 tundi. Ehk siis jah, kõige nagu selle kõrvalt. Ja YouTube'i üritaks ka teha ja monteerimine võtab ülikaua aega mul on ju. No sellepärast sellega ma olengi nagu suht kehv olnud viimasel ajal, olgem ausad. Ja selle praktikaga niimoodi, et ma teen siis seal sotsiaalmeediat ja turundust, õpin ja teen ja eile näiteks oli suht lahe, oli meil see, et eile avati lennujaamas MyFitness ja lennujaam siis koostöös avasid lennujaamas jõusaali MyFitness jaama. Panen seal mingid klipid äkki, kui te veel ei ole näinud, aga kui see video läheb üles, siis äkki see on juba nagu olete ka kuulnud ja olete lennujaamas käinud ja võib-olla näinud ja mis iganes. Et päris lahe projekt ja nagu lahe oli seda kajastada ja lahe oli näha, kuidas oli seal videograaf ja fotograaf ja nagu sellisel üritusel olla. Ja nüüd see nädal meil vist tuleb nädalavahetusel ühe sisuloojaga üks koostöö. Et sellised asjad on lahedad, aga et see praktika siis nagu võtab ka päris palju aega. Ma tahtsin öelda, et ühesõnaga homsest on kool jälle kolmapäevast laupäevani. Meetsikult pikad päevad endiselt. Kodutööd on väga palju ja see ongi vist nagu see kutseõppe põhivärk. Kuidas ma ei tea, kui käib samas koolis, minu meelest tal on nagu nii palju vähem kodutöid ja ma ei tea, mis värk sellega on. Aga meil on minu meelest mega palju kodutöid. Ja tegelikult praegu ka mul on veel viimased asjad tegemata, ehk siis kell on kohe 8 või kell ongi 8. Ma söön ära ja siis ma pean vähemalt ühe asja ära tegema täna, aga ma ei tea, kuidas teil on, aga mul on siuke harjumus, et kõige nagu nõmedamad asjad ma jätan kõige lõppu. Ehk siis eile ma olin tööl peale tööd veel 12-ni olin enda seal tööl ja tegin oma kooli asju mingid viimaseid. Ja siis täna ma olen jätnud ka endale siukse asjad teha, millest ma ei saa aru täpselt, mis ma pean tegema. Ehk siis sa lükkad selle kõige viimaseks ja siis nagu tegelikult ju loogiliselt võttes peaks need kõige nõmedamad asjad kõige enne ära tegema. Aga ma ei tea, see ei toime mul nii. Nii et jah, aitäh, et sa vaatasid seda videot. Paneme siia lõpukaarisse veel need ilusad roosad lillakesed. Mega suur aitäh, et sa vaatasid seda videot ja kui sul meeldis see video, siis subscribe'i mu kanalit, sest et kellele ma teen muidu neid videoid on ju. Ja tšau, näeme juba järgmises videos.